alustame siis järjekordse asikarika finaaliga. Seekord finaali on jõudnud, ütle kõige pikem mees, kes finaali on jõudnud? Tallinna Tehnikagümnaasiumi võistkond. Nii, ja ütle, kes veel on finaali jõudnud? Tartu Jaan Poska gümnaasiumi teeskond. Ja neile taustaks on Tallinna Tehnikaülikooli esimese kursuse üliõpilaste võistkond ja sinna võistkonda kuulub ka üks Lapiku klubi liige. Ütle, kas oled Lapiku klubi liige? Ja. Ta tunnistas üles ja see Lapiku klubi liige veel ei ole orgkomitees sellel võistlusel, ta alles alustab Lapikuks olemist. Kuid see võistlus, progevõistlus on omapärane selles mõttes, et selle peakorraldajaks on klubi Lapik. Kas oskad öelda, mis klubi Lapik on? Laiali jaotatult. Lapik on TTÜ tarkvaraarenduse klubi. Ehk siis tarkvaraarendus-klubi tahab Tehnikaülikooli tuleksid uued arendajad ja arendaks kas või selle Starshipi nii kaugele, et ta siin veereks mida põrandat, siis me täna saime teada, et ta nii kaugele ikkagi veel ei veere. Ja võistlus on 4-tunnine. Igale võistkonnale jagatakse välja ülesanded on ühesugused, seal on ka hindamise skaala peal ning tarkvara arendusklubi Lapikute esindajad hindavad tulemusi siis 4 tunni pärast. Kõik finalistid saavad diskreetse matemaatika õpiku, mille siis pühendusega on Arvutisüsteemide Instituudi direktor, kes on selle raamatu üks autoritest, ka sisse kirjutanud. Ja see kõlab nii, et oled astunud esimese eduga sammu IT rajal. Tee julgelt ka järgmised. Tee töö ootab sind. Margus Kruus, 2022. Ja see ongi idee, et selle asikarika võistlejad, kes on läbinud edukalt või üldse proovinud seda võistlusest osa võtta, saavad innustuste tulla Tehnikaülikooli. Ja üheks selliseks innustusel on kindlasti ka see Mektori maja, kus me praegu oleme ja kus meie asikarika 2022. aasta lõppvoor toimub. Nüüd selle diplomi juures on meil siin 7 sellist 7 sponsorit. No loomulikult peasponsoriks on Tallinna Tehnikaülikool, mis hetkel kannab tudengite seas laiad levinud lühendit TalTech. Siis teiseks ja keskseks on Arvutisüsteemide Instituut, kelle juhataja ka on selle väärt õpiku siia auhinna kotti lisanud. Järgmine, see värviline on meil Baskin Robinson, Ameerika jäätisefirma, kes arvas, et ei ole paha turgutada võistlejaid hea jäätisega. Edasi on siis Mektori, see on see maja, kus me oleme, mis võimaldab alati sellistele võistlustele tasuta ruumide kasutamist. Järgmiseks on Erpli, see on üks kassaaparaatide ja laosüsteemide tarkvara arendaja, kus on palju ka meie lõpetajaid. Edasi Salomise real tuleb Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit, mis juhatuse koosolekul otsustas, et tuleks toetada ka selliseid üliõpilaste algatusi.
sest need üliõpilased, kui nad tulevad hiljem meile töötajateks, siis neil on julgust ja teada, kuidas astuda akadeemilise ametiliitu. Ja viimane suurem toetaja on Sone, mis pakub nii interneti kodulehtede majutust kui teisi internetiteenuseid. Näiteks seesama TÜAL ja paljud teised on oma interneti kodulehe majutused pannud Sonne kaudu. Aitäh ja aitäh sponsoritele. Just, aitäh sponsoritele. See on eelmise aasta eelvooru võitja mäng. Ja kus siis hakkab, et player versus player ehk mängija vastu, mitu rida, mitu veergu. Nüüd siis hakkavad panema neid vastavaid kuulikesi, mis saavad read täis, siis on võitja, analoogne triipstarpstullile võib öelda. Mäng käib internetis, mida saab siis igaüks ka alla tõmmata, aga 4 tunniga selline asjandus valmis kirjutanud, ei ole kõige lihtsam. Selge. Kuidas teil on asjad sujunud? Praegu üritame saada kasutaja kohta tema neid krüptovaluuta andmeid. Et siis saab selles rakenduses kuvada. Seda ei tohi vist kõva häälega praegu rääkida, et see on võistlussaladus või ei ole salajane? Ei ole eriti. Vaenlased ei saa kasutada seda infot. Väga hea, aga jõudu. Vektor on üks hea näide selle kohta, et kuidas tavalises majas, mis oli arvutuskeskus, kus ma töötasin siin 10 aastat ja oli siuke hall tavaline arvutikeskus elu, on äkki tehtud, me ütleksime niimoodi, et meie akadeemilise mõtte üks parimaid edasiviijaid laiadesse massidesse, kui saab öelda. Siin saab nüüd igas konkurss teha, siin hästi palju kooliõpilasi käib ja kuna meil ei ole küll käivitatud luumataolist programmi nagu Soomes, siis Tallinna osas see Mektori võib selle luumaga osaliselt päris edukalt konkureerida. Nagu te enne nägite, siin käivad nii koolilapsed ja need, kes tahavad integreeruda Eesti ühiskonda, ka teised ja loomulikult üliõpilaste üritusi siin saab korraldada ilma igasugust eritasuta. Ja praegugi see, mis me siin koos teeme, see on siis lapikute progevõistlus nimega Asikarikas. Meile anti ülesanne sisuliselt koostada programm, mis suudab Binance'i API-t kasutades saada informatsiooni krüptovaluuta kohta ja siis kasutaja profiili kohta. Et saab näiteks, et see, mida rakendus pidi tegema, oli sisuliselt see, et kuvada informatsiooni selle kohta, kui palju mingil kasutajal on krüptovaluutasi, missuguse kursiga krüptovaluutasid müüakse ja seda kõike läbi Binance'i selle API. Praegu siis Asikarikaga aastal 2022 on nii kaugel, et kariklased läksid tutvuma IT-majaga, kus loodetavasti paljud neist veedavad järgmised aastad. Aga mis tulemustes on, siis 3 tublit kontrollijad on jõudnud juba nii kaugele, et vähemalt ühel võistkonnal on avatud punktiarve, sest iga tegevuse peale on seal meile antud hinne, kui palju keegi punkte saab. Kuna kasutatud on erinevaid keeli, on kasutatud nii Javat kui Pythonit, siis kontrollijad peavad ümber lülitama vastavalt ka oma keskkonna, et sellega läheb aega. Aga tundub esialgu, et need lingid, mis anti, keskkonnalingid, mis anti siis selle ülesandega kaasa, ei aidanud ülesanne lahendamisel, pigem nad olid natuke häirivad. Ja see on üks selline tuleviku teadmine, et ülesanded tuleks ikka anda ilmselt ühes kindlas skoobis, et väljaspool olevad lingid, nende kasutamine
ei pea olema vajalik ja justkui antakse lingid, siis ka see paneb kinni selle enda mõtlemise, et ma justkui peaksin seda kasutama, mis mulle antakse ja see ei ole alati edukas. Seekord oli võistlus väga omapärane. Ülesanne oli ülimalt keeruline, kuid punktid ei jäänud ükski võistkond. Žürii Lauranni siis otsustas konsulteerides oma 2 konsultandiga sellise asja, et 2 võistkonda üliõpilased ja Tallinna Tehnikagümnaasium saavutasid võrdselt punkte, 25 punkti. Kuna üliõpilased olid väljaspool arvestust, siis teil jääb esikohaks puudu vaid teadmine, et ei ole parimad. Me tegime paremini kui eelmine aasta. Ja, paremini kui eelmine aasta. Ja Poska gümnaasium sai ainult 7 punkti vähem ning saavutas väärtusel teise koha. Üldiselt me arvasime ise, et ega naljalt üle 15 punkti kellelegi ei tule. Teil oli 18 ja nendel oli 25. Et päris hea tulemus, teeme ühe aplausi. Ja nüüd siis peame tõdema, et kui seal, mis kuskil juba midagi on, siis sinna tuleb juurde. Ehk siis järjekordse karika on võitnud Tallinna Tehnikagümnaasium. Härra Ott Kõve, seekord ma saan sul ise selle kätte anda. Enne on see olnud virtuaalne. Palju õnne, et sul oli hea tiim. Ega sa üksinda oleksid ära teinud. Ja sina oled alles järgmine aasta 12. või? No vot siis sa saad öelda uuele tiimile, kas su praegune tiim on kui vana? Tõnis on 11. Gregor on 12. Ja Robin on ka 12. Nii et siis pool võistkonda võib ka järgmine aasta olla, aga ütlen, et järgmine aasta on ülesanne huvitavam ja tehtavam. Selge? Aitäh! Ja nii, nüüd siis hakkab üks hirmus autasustamine. Vaadake, mida te kaotasite, mitte saades esikohta. Kas tohib teist pilti teha koos karika ja sõna? Selle koha peal.